ehk siis võistkonnas on 5 mängijat. Oletan, et nad on näiteks A, B, C, D ja E. Oletame, et nad on sellised mängijad. 2 noorima mängija keskmine vanus on 20. Oletame, et need 2 nooremat on nemad siin ja need ülejäänud, kes on siis nendest 2 nagu vanemad kõik, nad on seal. Oletame. Kuidas sa Adrian arvutaksid nende 2 noorema keskmist vanust? Jah, täpselt nii. A pluss B jagatud 2-ga on võrdne hetkel siis millega? 20-ga, täpselt nii. Saame sellise võrrandi endale. Ja nüüd lihtsustame seda veidi. Kuidas ma sellest murrust lahti saan? Täpselt nii, kui ma korrutan kogu selle asja siin 2-ga ära, siis see murd kaob siin ära. Jääb alles A pluss B võrdub 40. Mis on ka loogiline, sest et A pluss B jagatud 2-ga peab olema 20, järelikult see siin peab olema 40 kokku. Et see tehe oleks 20-ga võrdne. Ja seega esimese 2 tüübi vanus on 40. Peab olema, muud varianti ei ole. Me ei tea, mis need vanused on, need võivad olla näiteks 15 ja 25, ei tea. Aga mida me nende 3 vanema mängija kohta teame? Kuidas sa arvutad nende keskmist vanust? Ja 3-ga need on 3 tükki. Jagatud selle arvuga, mitu tükki me kokku liidame. Niimoodi me arvutame keskmist. Ja see on võrdne millega? 25-ga ma olen nõus. Nüüd lihtsustame seda ka veidi. Kuidas me sellest murrust lahti saame? Jah, korrutame 3-ga. Ehk siis C pluss D pluss E on võrdne hetkel 25 korda 3, mis tuleb siis 75. Olgu, järelikult nende vanuste summa peab olema 75. Nii palju on hetkel nagu teada. Ja mida meie käest üldse tahetakse? Leia suurim võimalik selle võistkonna vanima mängija vanus. Suurim võimalik. Nüüd on see nuputamise koht, okei. Suurim võimalik. Mis saab olla siin see kõige vanem? Kuidas saaks see tüüp olla kõige vanem, nagu üks tüüp nendest? Pakume, on ju. Oletame, et tema on see kõige vanem. Ta on 73, kui vanad siis teised on? Mida? Okei. Siit tuleb 1. Siit tuleb 1. Jah. Aga miks see ei sobi sellepärast, et nad peavad olema kõik siin vanemad kui nemad siin. Ja nende vanuste summa on juba 40. Seega need ühed siin ei sobi. Siin kõik need C, D ja E, nad peavad olema vanemad kui nemad siin. Kuidas me saame, mis see nagu sweet spot on, et kus, mis need vanused võiksid olla? Ülesanne ütleb ka, et nende vanused on erinevad, seega ei saa olla 1 ja 1. Nad ei saa olla sama vana. Aga hea koht, kust mõtet alustada, jah, tõesti, nagu kõige vanem on ju, kui me lihtsalt siia vaatame, siis 73 peab olema kõige vanem. Aga see ei ole hetkel võimalik. Alustame enda mõttega näiteks siit. Mis võiksid olla nende vanused siin? 20. Mida? Erinevad peavad olema? 15 ja 20 või? 25. Olgu. 15 ja 25. See sobib. Kui vana on siis siin see kõige noorem? Mida? 26 on ju. Sellepärast, et nad peavad olema siin kõik vanemad kui nemad. Et siin kolmandas grupis nad peavad olema vanemad. Seda see tekst ütleb. Loeme uuesti korraks teksti, et keskendume hetke nagu. Loeme teksti uuesti läbi. Võistkonnas on 5 mängijat, kellel on vanused kõik erinevad. 2 noorema mängija keskmine vanus on 20 aastat. Siis nemad siin.
saime arvutada, vanuste summa on siis 40. ja ülejäänud mängijate keskmine vanus on 25, ehk siis nemad on need 2 nooremat mängijat ja nemad on siis vanemad. leia suurim võimalik selle võistkonna vanima mängija vanus. oota, tuleme selle mõtte juurde tagasi. hetkel siin kõik klapib, 15 ja 25, siin on siis 26, mis siis järgmine on? mis ta võiks olla? 27. jah, 27, sest siis tema oleks nagu kõige suurem, on ju. nagu hetkel siis maksimaalne, mis ta hetkel peab olema siin? mida? 28 või? oota, kuidas te saate? jah, peab, mis ta siis peab olema? 23 või? ei ole ju? ei ole ju? 22 jah? okei. no nüüd me saime, et tema on hoopis kõige vanem. hetkel meie kõige parem pakkumine on, et kõige vanem inimene on 27 aastane. kas see on kõige vanem, mis maksimaalne saaks olla? ei ole, olgu, kustutame ära, sa pakud mingi parema versiooni. 19 ja 21. olgu. jah. miks see on hea pakkumine, miks see nii pakub? sellepärast, et kui me tuleme siin, kui need 2 arvu on nagu võimalikult väiksed nii-öelda, et siis järelikult siin me saame alustada võimalikult väikse arvuga. et kui näiteks selles suhtes, et kui siin järgmine on 18 ja 22, siis siin me peame alustama juba 23-ga. aga hetkel tänu sellele 21-le me saame siin alustada 22. ehk siis siin me peame alustama nagu järgmise arvuga, siis me saame selle maksimaalse kätte. ehk siis mis siin see järgmine on? 22, täpselt nii. siin on 23 ja siin on siis 30, jah? ja ma ütlen, et see 30 on õige vastus. see on kõige vanem vanus, mis saab olla lähtuvalt nendele tingimustele, mis meile antud on. et see on siis niisugune nagu nuputamise värk. et hakkad nagu välja mõtlema, kindlasti siin on ühendab matemaatikas on mustmiljon erinevaid lahendusviise, aga siin on ilmselgelt niisugune natuke ebatraditsiooniline, ta ei ole niisugune eksami ülesanne, siis nuputama, et nagu mis see maksimaalne nagu on. aga meil oli päris hea süsteem, nagu et hakkasime pakkuma siin mingeid neid ja siis läksime nagu edasi mõttega ja mis võiks kõige suurem olla. aga jah, 30 on hetkel, 30 on väga aus vastus.